16. peatükk. Gorbatšovi vägiteod. Eks need Gorbatšovi vägiteod ole natuke üles puhutud, seda muidugi, aga kange mees oli ta küll. Ta oli väga tugev. Mäletan, Moskva loomaaias elas üks kuri lõvi, kellest keegi jagu ei saanud, sest lõvi oli ju puuri sees ning tema juurde polnud võimalik pääseda. Gorbatšov rebis aga puuri ribadeks, tungis sisse ja lõi ehmunud lõvi rusikaga surnuks. Siis sidus ta endale lõvinaha ümber ja kandis seda alati, kui sai. Inimesed panid tibla niisugust rammu väga imeks ja mullegi tegi see kohutav jõud muret. Konsulteerisin tõstja Jaan Taltsiga, et mis siis küll peaks saama, kui Gorbatšov korraga Eestimaale kallale tuleb ning siin laastama asub. Talts lohutas mind, et Gorbatšov võib tugev olla küll, aga tema on veel tugevam. See kinnitus tegi mulle rõõmu. Tõttu öelda pelgasime päris ilma asjata. Gorbatšov ei mõelnudki Eestimaad rünnata. Ta reisis mööda Venemaad ja hävitas seal pesitsevaid koletisi. Mariaanes vees elas näiteks jube hüdra. Gorbatšov tungis talle julgelt peale, lõikas hüdra väikesteks juppideks ning tegi endale koletisest pärlikee. Palju räägiti rahva seas Gorbatšovi võitlusest Ligatšoviga. Ligatšovil oli 3 keret, 6 kätt, 6 jalga ning 7 pead, millest igaüks isises ise häälega. Uljas ja hoolimatu nagu Gorbatšov oli, otsustas ta Ligatšovilt ühe jala ära varastada. Muidugi, mida inimene 6 jalaga teeb. Nii asuski Gorbatšov retkele, lõvinahk ümber õlgade ja tugev nui käes. Ligatšov istus oma koopa ees ja praadis lõkke kohal Amuri tiigrit. Gorbatšov tuli, võttis vöödilise looma ja lõi sellega Ligatšovile vastu pead. Mina olen Gorbatšov ja minu isa on päikesejumal Helios, teatas ta. Anna oma 1 jalg siia. Ei anna, vastas Ligatšov ja püüdis Gorbatšovi hammustada. Gorbatšov hammustas vastu. Lärr, tegi Ligatšov hoiatavalt ning kui Gorbatšov ei põgenenud, kargas kõrri. Hiiud maadlesid mõnda aega, siis hakkas Gorbatšov peale jääma. Ligatšov rabeles lahti, jooksis koopasse, jõi seal suurest tünnist kõige 7 suuga ja pöördus uue jõuga võitlusse tagasi. Gorbatšov sai aru, et vaadis oli mingi väge andev jook. See pole aus, Ligatšov, kähistas ta, sa teed sohki. Söön su ära, siis näed sohki, urises koll vastu ning peksis kõigi 6 rusikaga. Gorbatšov tundis end väsivat. Samas tuli pilve tagant välja päike. Tema isa. Gorbatšov sai kohe jõudu juurde, kasvas mitu meetrit ning rebis Ligatšovi 3 keha teineteisest lahti. Kered vingerdasid maas ja pagesid igaüks ise ilmakaarde. Gorbatšov aga läks Ligatšovi koopasse ja nuusutas tünnis loksuvat nestet. Viin raisk, ütles ta südametäiega ja keelas terves riigis napsi võtmise ära. Selle asemel kästi juua limonaadi. Inimesed jõid, läksid kaase täis ning lasid peeru. Seepeale keelati ka limonaadi joomine ära ja soovitati soojalt piima. Kõik pidid piima jooma. Aga kus seda võtta? Eks siis lüpsti lehmi udaratest ja sabast ja sarvedest ja kust kõik veel. Vaesed loomad kuivasid päris kokku, muutusid kergeks nagu kuiv kaseleht ja tuul viis nad ära. Lendasid kõik üle Hiina piiri ning ammusid kurvalt õhus. Pärast seda äpardust keelas Gorbatšov joomise sootuks. Tohtis ainult süüa. Tobedus missugune. Mina jõin loomulikult ikka seda, mida tahtsin ja millal tahtsin. Aga mõned inimesed, need, kellele oli esmatähtis võimalikult sügavalt tiblatees koogutada, need jätsid joomise maha. Kõri oli neil nii kuiv, et tolmas. Naised kloppisid hommikuti oma meeste kaela ja sealt pudenes kollast putru, jõle oli vaadata. Eks neid suri jänukätte üksjagu. Gorbatšov aga sepitses aina uusi vägitegusid. Näiteks käis ta paradiisis, maadles jumalaga ning tõi Lenini maa peale tagasi. Tiblade prohvet patseeris mööda Moskvat ringi, käis koguni mausoleumis ja vaatas oma keha. Ei, see nüüd küll mina pole, ütles ta. No see pole minu moodigi. See on vist hoopis keegi surnud vanaid. Rosa Luxemburg äkki.
Ei, Luksemburg see pole, väitis Gorbatšov. See olete ikka teie ise, Vladimir Ilitš. Lenin vihastas. Tere hommikust, ütles ta kurja kiljuva häälega. Või mina? Ennemini on see minu vanaema. Kas mina olen siis selline? On mul saba taga? Sel muumial siin on ju saba taga. Seda küll, soostus Gorbatšov. Aga ehk olete te oma hänna lihtsalt paradiisis mõne ukse vahele jätnud ning ära kaotanud. Tui, sülitas Lenin südametäiega. Lollimat loba pole ma kuulnud. Sul endal on saba taga, vana murjan. Võtke kohe see silt ukse kohalt maha. See pole siin mingi Lenin, vaid kes teab, mis kass või jäneserajakas. Gorbatšov aga keeldus silti vahetamast ning viis viimaks tülinaks muutunud Lenini paradiisi tagasi. Ma kujutan ette, missuguse kosa tooma äraoleku eest jumala käes sai. See vana neeger oli ju raske käega. Endise boksi asi. Gorbatšov jätkas aga vägitegusid. Tiblad olid temast hullu pööra vaimustuses, tõmbasid pakase ajal keelega G-tähekujuliselt üle raudplaatide, nii et roosast keelenahast moodustunud G-sid võis näha igal uulitsal. Mina aga mõtlesin rohkem Eesti asjadele. Vabanemine polnud enam kaugel. Kuulasin raadiost ilmateadet ning Vellavere mees Vadim Želnin ennustas surnuks pussitatud koera laipa lahates, et 1988. aastal tuleb kuum suvi. No, mõtlesin mina. Ootame ära.